ikka seda. Joo, tahab sulle musi teha. Selline. Võtaks 10 seda ja 3 kankut. Me äkki võtame nime selle endale. Mina mõtlen ka. Küsi Missi käest, kas me võime võtta. Selle. Võtame siis praegu ära, noh. Roven, mis me tegime praegu? Hamsterit ossime. Mis me tegime? Hamsterit ossime. Me ostsime hamstri. Me pidime tulema poodi mänguasju ostma, aga me ostsime hamstri. Siin on selline kauss, mis ma keldris sain, aga siis me ehitame talle uue suure, kus ta saab hästi palju kaevata, hästi palju ronida. Ja selle majakese võtsime talle praegu poest, eks? Ja siis lapsed panivad söögi. No ja joogi jaoks on see praegu. Kuhu me paneme siis? Ma arvan, et me jätame ööseks ta siia tuppa. Sinna nurka. Võib-olla tõesti jah, et kuskil rahulik on. Mis selle paberitega? See on pesa. Pane talle pesa ukse juurde, siis ta veab endale sisse need. Tee talle mõnusa. Olete ummistate ta selle jaamis ära, ta pole kõik olle. Vetsupaberiga ummistate kõik torud ära. Ma teen talle mõnusa pesa sinna. Ta teeb ise Roven. Panin ikka väikse käpa su kahvelu peale. Vaata, kuidas ta peseb. Oli olnud valus. Ta sealt nuusis. Ma kardan, et ta võib hammustada. Ta nuusis lihtsalt. Ja sealt tuleb vetsupoti torusti hampsu. Meil on hamstri ostmisest 2 päeva möödas. Ma ei ole lubanud seda hamstrit kätte võtta. Ma vaatasin 2-4 päeva peaks ta nii-öelda siis kohanema. Ta on hästi vaikne, päeval magab nagu reaalselt. Isegi öösel ei ole teda kuulda veel. On ju, aga siis täna tegelesin selle puuri teemaga. Sest ma tahan talle ikkagi suuremat puuri. Mulle väga need akvaariumid ei meeldi. Ma tahaks, et oleks natuke teistmoodi, mis ma näinud olen nettides. Ja siis ma tegin väikese kavandi siia, mida mul vaja on. Ja siis ma tellisin IKEA-st need asjad endale ära. Ühesõnaga, 1 suur klaasplaat, 2 riiulit ja 2 väiksemat seina. Hiljem saab jalad alla panna, mis iganes. Aga et saaks ta sinna suuremasse puuri. Pluss täna tellisin talle Temust igasugust seda toole ja majakesi, mis saab sinna sisse panna. Ja mingi laburüüte ja asju ja ma tean, et saepuru ja mingit sükest igast erinevaid värki peab olema. Seega ma tegelesin täna sellega reaalselt 4 tundi. Enne kui ma sain otsustada ja mis iganes. Ta on suht vaikne olnud ja siis ma mõtlesin täna ka, et äkki tal on kaaslast vaja, on ju. Aga ma poes juba vaatasin, et hamstrid väga nagu ei taha kaaslasega olla ja ma ei hakka riskima sellega, et nad pärast hakkavad kaklema ja ma kuulsin, et algul ei pruugi, aga pärast ikkagi ja see on nagu isegi see võib surmav olla, seega ma ei taha sellist nagu stressi enda peresse. Kui ma ise noor olin, mul on olnud merisead, mitu tükki oli ja mul olid Jaapani need hiired, neid oli mul mingi aeg 21 tükki. Ma tean, et Roven juba väga-väga on küsinud, et ta tahaks ka kodulooma ja ma tean, et ta saab loomadega väga hästi hakkama ja talle meeldivad ja ta käitub nendega väga ilusti ja Camilla ka, et oleks aeg nagu. Ilmselgelt ma pean tema eest ise hoolitsema, aga Roven, kui sa seda vaatad, Camilla, teie peate ka hoolitsema. Kogemust mul näitsa on, ajad on muutunud, peab rohkem uurima, aga lahe. Ma olen väga elevil, et meil on väikene koduloomakene. Ootame, kuni mul asjad kohale tulevad nüüd. Hampsu on olnud meil nüüd 5 päeva. Me ei ole teda kätte võtnud. Ta vahepeal nagu naksab, aga mitte väga kõvasti, aga nagu veitsa ebameeldiv on. Aga ma vaatasingi, et see on suht nagu nende väikeste kääbushamstrite nagu kaitsemehhanism ka ja siis no ilmselt nad on närilised, eks nad ikka naksavad, on ju. Aga ma loodan, et asi läheb paremaks. Me ei ole teda ja ma ei ole lubanud nagu väga sülle veel võtta ega midagi, aga mul on ta endiselt seal plastikpuuris ja ma tahan teda ruttu välja võtta. Mul tuli eile kohale IKEA-st siis tellimus. Plaadid on meil siin ja mul on siis kokku siin 4 IKEA komplementplaati ja siis selline klaasiga. Ma otsisin, issand, mul püksid pigistavad, mul on raske rääkida, hinge tõmbab kinni. Okei.
ma otsisin nagu sihukest riiulit, mis oleks nagu täpselt õigetes mõõtudes, et ma saan selle klaasi sinna peale panna, aga kõik need IKEA sellised kastid on teiste mõõtudega ja ükski klaas ei sobi. Seega ma pean ikkagi eraldi kõik kokku panema. Muidu oleks lihtne paned kokku, aga ma pean lõikama hakkama. Issa, miks mängeldan, püksid on nii kitsad. Okei, anyway, vaatame, mis saab. Ma üritan selle ruttu kokku panna. Mul on vaja osta see veekindel silikoon veel, akvaariumi silikoon, mis on loomadele ohutu. Ja siis mul on endal need liimid, värgid, ma panen liimiga, kruvid on ostetud ja hakkame tööle. Ma tean, et ideaalis on 100x50 neile kõige parem. Mida suurem, seda parem hamstrile. Ma elu sees ei taha teda väiksesse puuri panna, mis need plastikust on ja need torukestega, et need on päris ohtlikud tegelikult. Ja no tegelikult ei ole mõeldud nagu ringjooksvale närilisele. Et tahaks anda talle ilusa ägeda kodu, kus ta saab siis ringi vurada. Ma pean kõigepealt hakkama nagu mõõtma, kust ja mida ma ka ära lõikan seega. Ega ma täpselt ka ise ei tea. Aga kuna ma olen omast arust meistrimees, siis noh, mul ei ole abi või. Ma teen seda, mida ma tahan. Ma panen info siia video alla ka, et mis plaate ma kasutasin ja mis mõõdus ma IKEA-st ostsin. Et kui kellelgi on veel huvi teha sellist asja, siis andke minna, ma ütlen, kas lõpus tasub ära või ei tasu. Suht rasked. Aga ma tahan siia alla osta ilmselt kappi, kus saab neid hamstri asju hoiustada või siis panen jalad alla, aga ilmselt parem oleks kapp. Aga ma pole praegu selliste mõõtudega leidnud, siis see on nagu mingid X mõõdud, eks ole. See on nii ilus klaas. Hoidke keegi seda kinni mul siit eest. Raudselt läheb klaas katki, enne kui ma siin jõuan midagi korda saada. Need, mis küljele tulevad, need on suured. Neid ma peangi lõikama. Joppas. Käib küll. Ohutus enne kõike, mul on Rovani. Mängupüstoli prillid. Minu lemmikliim on see Moment Fix. See on selline, millel ei ole seda püssi ka vaja. Ma ei mäleta, kuidas see töötas. Liiga palju tuli korraga. Mul on siin ühed pikemad ja ühed jämedamad. Nii, vahepeal läks lappama. Kõik oli liimiga koos ja puurisin veits mööda. Aga alt pole näha. Praegu oleks käe ja jala ära murdnud, aga pole hullu. Ma olen jõudnud siiamaani praegu, et siis ma olen kokku pannud. Tahad vanni või? Jaa, okei, võta. Mine. Oota, ma tulen. Täitsin need vahed kõik ilusti liimidega ära. Kaspar siis töö juures toob oma silikonpüssi ja siis ma saan selle silikonpüssiga kinni panna. Mul on mingi see puidupahtel. Ma sellega panin siit ääred ilusaks. Muidu oleks olnud selline pruun, aga ma ilmselt panen siia liistu nagunii, sellepärast, et siin kõrval on mul ju need kruvi, need augud, mis on nagu not cute.